On rõõm jagada sinuga Esiili kanalit. Käes on kalendrinädal number 27. Kes juhtus juuni alguses nädalal 23 nägema Rünne esitletud raportit, see teab, et mul ei ole ülesastumisest keeldumiseks ühtegi põhjust. Mina olen esiillane Gerda. Tööalaselt oleme kohtunud ehk teie tootmisettevõttes ning päris paljudele on tuttav minu hääl telefoni vahendusel. Tööväliselt olen rohkem tuntav vast pigem spordiriiete ja rattakiivriga põnevatel loodusradadel. Esiilis olen äriarendusjuht. Sel nädalal tutvustan sulle 3 õpetlikku teemat, 2 juhendit ja kasulike juhistega videoseminari. Aga hakkame siis pihta. Tootjad näevad kõvasti vaeva, et praagi osakaalu tootmises minimeerida. Ent praaki tuleb ikka ette, kas materjali või toodangu juures. Selleks, et töötaja saaks õigest mittevastavusest Esiilis raporteerida, vajab ta praagi põhjuste loetelu. Seda, mismoodi neid mittevastavusi registrisse kanda, õpetab just esimene juhend, praagi raporteerimise põhjused. Teiseks, spordimaailmas on teiste osalejatega mõõdu võtmine igati tervitatav ja igapäevane ning võistluse lõppedes käib tulemuste tahvli ääres vilgas sagin, et näha, kes keda, kui palju edestas. Samamoodi saad Esiilis raporteeritud operatsioonide põhjal võtta välja oma töötajate efektiivsuse võrdlemise aruande. Olgu selleks ajendiks parem normeerimise vajadus või boonustasude süsteem. Kuidas aruande leiad ja mis parameetreid see kuvab, vaata kindlasti teise teema alt. Saa ülevaade töötajate efektiivsusest. Viimane teema on rõõmusõnum digitaliseerimishuvilistele, Tallinna väike- ja mikroettevõtetele. Kindlasti kuula ära Tallinna Ettevõtlusameti infotunni salvestus ja saad täpselt teada, mis on digitaliseerimine, millest alustada, kellele ja mis alustel on digitoetus suunatud. Tegemist on selle aasta teiseks poolaastaks plaanitud pilootprojektiga, mis avatud alates 25. juunist. Lisaks mitmetele ärksatele soovitustele meeldis mulle salvestusest ettevõtluskonsultant Krista julgustus taotlejaile, et anda ettevõtjatele võimalus midagi ette võtta paremini, suuremalt, julgemini, mida muidu oma rahast ei julgeks. Niisiis, julged pealehakkamist ja peatse kuulmiseni taas Esiili lainel.